Programm peatu mustal joonel. Eelmises videos saime teada, kuidas panna Edison programmi abil joont järgima. Selles osas koostame programmi, kus Edison sõidab senikaua edasi, kuni jõuab musta jooneni. Kasuta kordamiseks ka töölehte number 14. Edisoni joone järgimise andurit saab edukalt kasutada selle pinna heleduse või tumeduse kindlaks tegemiseks, millel robot sõidab. Edisonil on selleks olemas 4 spetsiaalset sõitmisplokki, mida saab seadistada valge või musta rajakatte põhjal. Avame edblocksapp.com ja avame menüüvaliku Drive ehk sõida. Nihutame slaiderit paremale ja siit leiamegi rajakattest sõltuvad liikumisplokid. Sõida edasi valgel pinnal, sõida tagasi valgel pinnal, pööra paremale valgel pinnal ja pööra vasakule valgel pinnal. Kõikide nende plokkide all on kolmnurk, millega saab ploki seadistust muuta. Teeme vasakule pööramise ploki lahti ja vaatame, millised on teised võimalused. Pööra vasakule. Pööra vasakule, kui näed valgust vasakult. Pööra vasakule, kui näed valgust paremalt. Pööra vasakule, kui oled valgel pinnal. Ja pööra vasakule, kui oled mustal pinnal. Teeme programmi, kus Edison jääb seisma, kui näeb musta joont. Selleks on mitu erinevat võimalust. Aga enne on meil vaja valget pinda, mis lõpeks musta joonega. Selleks sobib robotimatt, lihtsalt valgele paberile joonistatud vähemalt 1 cm laiune must joon või ka töölehel 14 toodud rada. Esimene lihtne võimalus on see, et võtame valgel joonel sõitmise ploki. Edison jääb ise seisma, kui must joon ette tuleb. Laadime. Katsetame. Teine võimalus on see, et häälestame selle ploki ümber nii, et Edison lihtsalt sõidab edasi. Sellisel juhul ei pea pind olema valge. Nüüd läheb meil vaja siia järele plokki, mis saaks aru, kui Edison jõuab musta joone peale. Selline plokk on olemas ja see asub menüüvalikus Wait Until ehk oota kuni. Valime selle ploki, kus on käteplaks ja kolmnurga alt seadistustest valime 8 valiku hulgast selle, kus on pilt mustale joonele jõudnud robotist. Nüüd on vaja plokki, mis ütleks Edisonile, et see seisma jääks. See plokk asub menüüvalikus Drive ehk sõida ja selle peal on punane kuusnurkne märk. Laadime. Katsetame. Töötas samamoodi. Teeme nüüd programmi huvitavamaks, lisades seisma jäämisele ka ühe piiksu. Selle saame menüüvalikust Outputs ehk väljundid alt ja piiks asub pasunaga ploki all. Laadime. Toimis. Vaatame, kuidas Edison värvidest aru saab, ehk milliseid värve ta loeb musta kõrval veel tumedateks. Minul siin matil ja ka töölehel 14 on värvid punane, roheline ja sinine. Käivitan programmi ja sõidan neist kordamööda üle. Kohe näeme, millise värvi peal jääb Edison pidama ja millise peal mitte. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanil ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Ava tahvlis või arvutis lehekülg edblocksapp.com. Joonista musta markeriga paberile või teibi heledale põrandale vähemalt 1 cm laiune must joon. Võid kasutada ka välja prinditud treeningmatti. Koosta 2 erineval moel programm, kus robot sõidab edasi mööda heledat pinda, kuni näeb musta joont. Nüüd proovi vastupidi. Pane robot sõitma mustale paberilehele ja lase ta sõita, kuni valge joon kätte jõuab. Kas proovisid mõlemat varianti? Võid koostada ka ekraanil toodud programmi. Videos õpitu jääb paremini meelde, kui prindid välja ja lahendad läbi töölehe 14.